Ja ongi selleks korraks meie Albani seiklused läbi. Oli nagu oli, aga nüüd hetkel me sõidame juba farmi poole. Nonii. Oleme kohale jõudnud. Farmi juurde. Aga ootamist on olnud natukene. Circa 1,5 tundi. Sest meie ülemus jõuab alles mingi hetk. Mida? Ta täpselt kellaaega ei öelnud. Sa ütlesid valesti selle, aga no hea küll, jätame selle sisse, on ju. Ikka ei oska seda asja. Tere hommikust. Hakkabki töö inimese elu pihta. Valmis tööle. Kotid koos. Kõige tähtsamad. Lõuna kaasas. Minek. Lõpuks ometi. Kaua ma ikka passin sinna? Just. Minek. Tööle. Lubati ka filmida, nii et väga hea. Kõik ei tohtinud filmida, aga enamust asju tohib filmida. No nii. Priit teeb tööd. Puhastame värvi neid. Kuna siin on see, nad impordivad neid asju siia. Ja siis niimoodi edasi. Siis nad värvivad siin koha peal, panevad kokku. Need asjad tulevad kõik konteinerisse. Ja siis värvi, need, mis on üle värvitud, liiga palju piserdanud peale. Nüüd tuleb maha saada. Saime selle pea ülemusega ka kokku. Väga sõbralik. Surus kätt ja tervitas. Eks meil tuleb temaga veel rääkida. Aga muidu täiesti okei. Praegu on küll kõik hästi läinud. Natukene ühte, natukene teist. Öeldi, et ära kiirusta. Tee rahulikult. Peaasi, et kõik oleks ilusti tehtud. Kiirustada ei tohi. Võtta rahulikult. Naudi. Peaasi, et oleks ilusti tehtud. Keegi peaks üle tegema. Kalli topsikese elame edasi. Seda topsi ei tohtinud igaks juhuks selle peale panna. Aluse peale. Äkki natuke tilgub peale. Võtab värvi maha. Uuesti värvi on mis. Juba ei pinna. Tanel asjatab survepesuriga. Sai lõpuks masina tööle. Hakkas tööd tegema. Ja vähemalt on midagi teha. Aitab küll sellest passimisest. Mulle öeldi, et võta rahulikult, on ju. Tee rahulikult. Ja mis on? Sellega peaks võtta rahulikult, et umbes 2 tundi. 2 tundi. Mul on pool tundi tehtud, mul on üle poole masina tehtud juba. Kas ma olen liiga kiire? Või ma olen lohakas? Tanel ka seal. Keerutab niisama. Tanel, mis sa teed? Vahutab. Täppisvärk. See silt tuleb saada niimoodi, et oleks ilusti näha. Keegi värvis sildi ära. Shiny. Praegu on ta selline. Upstee. No näed. Juba palju parem. Voh, kuule, palju ilusam ju. No näha ka midagi. Väga hea. Tanel paistab tööd.
Ritib ka. Tanel! Hello! What? No. Aga jah, näpul on tundena. No kui ta juba värvi maha võtab, küll küüned ka maha võtab. Vähemalt ei pea lõikama. Tundub, et tegin hea tööd. Ainult ühe jätsin vahele. Minu viga. Aga parandab ära. Mis me Taneliga teeme? Määrime. Taneli sai see masin puhtaks pestud. Aeg määrida. See võttis, jah? Jah, siit tuleb ju. No nii. Said uued asjapulgad. Uued õpetused. Kui lihtsalt tuli. Nendesse tuleb ainult 10 matsu lüüa, mitte rohkem. Ja seda asja tuleb siis korda aastas teha. Nad vahetavad iga aasta nüüd pooled ära, et sisemine pool kulub rohkem kõvasti. Okay. Ja siis ühtlasemalt kulub siis. Ja. Meid Taneliga siis pandi kokku monteerima masinad. See ei ole masin, millega meie tööd tegema hakkame, aga see on siin sellele ettevõtta siis müügiks minev masin. Näidati esimene ära, teine aidati ka siia külge panna ja nüüd me hakkamegi lihtsalt murtaliga asja külge panema. Ja siin tuleb hästi ettevaatlik olla, nii kui ämblikku näed, ära tappa, kiirelt ära tappa, sest need on väga mürgised siin. Ma toon selle. Ja juba kiideti ka, et te olete ikka väga kiired asja käppa saanud. Muidugi saame käppu asja. Putuks lendab lihtsalt. Nii. Kilomeetri kaugelt tööd tegema. On kinni või? Jep. Jah. Paida. Ära vingu nii palju, Tanel. Keskela mingi. Näeme. No. Mees kinni ja saab kinni löödud. Tanel läheb asjatama. Riskikuller. Oleme jõudnud siis meie ööbimiskohta. Uude ööbimiskohta, jah? Jah. Kus me hakkame siis tööd tegema. Ja ainuke mure siin hetkel meil on see, et Null-levi. Nii et üks jama on see, et ma saan neid videosi küll valmis lõigata ja teha, aga ma ei tea, kuidas neid üles saab teile netti jagamiseks. Üsna keeruline on see olukord kahjuks. Tohutud asjad on ka siin. Jube. Oota, siin kohas on netti. Ja. Siin kohas on netti. Täpselt. Mina sain ennem seal kohas netti. Aga kui lähed sinna poole, netti pole. Ja meie auto sai varjualuse.
enam ei pea vihma ja päikse käes seisma. Saab ilusti siin nurgas kükitada. Aga selline ümberringi vaade. Täitsa selline ilus ja kena. Nii tšeeru. Jah. Ja tegelikult kui väga hästi netti tahad, siis lähed sinna ülesse. Silotorni peale. Silotorni otsa, jah. Et võtab arvuti kaasa, läheb sinna üles. Piikendusjuhe kaasa, arvuti kaasa, kiirelt üles laadida ja ongi tehtud. Igale probleemile on lahendus. Aga ei tea täpselt, mis saab. Ma ei usu, et siin sees on jah, netti. Elon Muski netti. Gigabait alla. Aga meile vist tullakse siia ka. Äkki saame majja. Jah, tundub, et saame. Mul tuli isegi sõnum läbi, mida ime. Aga jah, sealt meie pääste see tuleb. Teati küll, et me täna pidime jõudma, aga apsti. Kõik uksed lukus. Absoluutselt. Toppa ei saa. Aga üritame teid kursis hoida ja loodetavasti te näete ka neid videosi. Noh, kui ei näe 6 nädalat. Meil on täna 3. päev, seega täna teile tuleb video välja. Aga see on mul valmis. Järgmine nädal. Mul on video valmis, aga mul on see üles laadimata. No nii, tere! Tervist! Oleme paar päeva siin, tähendab 1 päeva õppinud. Ma õpetan Priitu. Ja ei, muidugi. Asi on ikka teistpidi. Aga selline meie töö on siin. Säärne pult. Ja selline töö käib. 12,2 meetrit heeder. Ja niimoodi ta käib. Otsa peal ülesse, raps vaalu kuivama. Ja siis korjatakse see mõne aja pärast ülesse kombainiga. Ja üle vaalude võib niimoodi sõita. Ja, üle vaalude lihtsalt. Lähed nagu kuidas tahad. Keps on abiks. Me peame umbes tegema sääne, mis ta on, 100 hektarit vahetusega. Natukene peab tegema vahetusega, aga ei ole hullu. Üritame teha nii palju, kui me saame. Meil hetkel nagu nii suurt, nii hullult meil taga ei suruta, et me peaks saama see 100 hektarit kindlasti täis. Aga kuna täna peab meie juhendaja siis minema ära, teisi asju ajama, siis meil on vaja see põld saada kiirelt ära ja järgmine põld vaja ära saada, et me saaksime järgmise suurema põllu peale minna. Et A-B-d saaks ära tehtud vähemalt. Ja põlluringid saaks ära tehtud. Oleks kõik selge ja jookseks, siis ta ei julge meid jätta siia. Aga niimoodi ta käib siin meil. Kõik sööb ilusti läbi, läheb alla. Pritsib ka korraga samal ajal. Samal ajal pritsib glüfosaati. Vaata, kas siin on näha. Vaevalt. Kuskil. Torantsid otsad. Ja sealt täpselt, vaata rehvi taga, sealt midagi piserdab. Sealt on näha. Ja siis jääb järgi meil taga sääne vaal. Taga on 800 mahutit, kokku 1600 liitrit. Ja pritsimisnorm on 40 liitrit hektari kohta. Väga hullu ei ole. Peame jälgima, kuna see masin on natuke nõrgem, aga ta on uuem ja mugavam, siis peab jälgima, et ta jõuaks liikuda. Masina pöördid alla väga ei läheks. Aga muidu sellega on sõidetud isegi 16 kitti tunnis, aga hetkel sõidame circa 13-14 üritame ikka. Et võimalikult palju hektareid. Hektarid on tähtsad. Mis meil on? Täna on meil reede. 7. päev meil siin tööl on. Meil on teine päev. Aga üldse siin firmas? Üldse oleme 4. päeva. Ja see on 4. päev. See nädal alustasime selles ettevõtlustööd. Pühapäeval me jõudsime ja selline ta on. Põllud on suured. See on siin 80 hektarit põld. See on väike põld. See on jah väike põld. See, mille peale me täna jõudma peame, on seal taga, selle võsa taga.
too oli 700 või midagi 700 hektarit vist oli üks põld. Niimoodi, et seal peaks olema 2,5 päeva vist peaks olema seal tööl, kui kõik sujub ilusti masin vastu peab. See masin siis toimetab ööpäev läbi. Ja jõuamegi järgmise sellega, Tanelil on ka juba asi käpas. Ei ole hullu, saame hakkama. Üles üle vaalude, üle mägede ja lähme. Keps järgi ja minek. Eedre alla. Ai, oli. Järgmised kilod. Selline ta on. Põld on ilus. Ennem hommikul ka tegime, siis olid kängurud. 3 tükki. Ja 3 tükki hüppasid. Hops. Priit ka ei karju enam mu peale. Nii et mul läheb juba päris hästi siin peal. Tanel oli ennem tujust ära, aga ta ei tahtnud mulle seda tunnistada. Oli nii või? Ei olnud. Olid või? Ja. Ma olin kuri. Tegelikult ei olnud kuri, lihtsalt ta ei oska ise ka ja siis ta üritab õpetada ja siis ta saab kurjaks, sest ta ei saa ise ka väga hästi aru täpselt, mida tegema peab. No täpselt. Ega mul oli ka alles esimene päev eile. Ja siis mind öeldi, et ma viskan sind sellest, see kes mind juhendas, ütles, ma viskan sind basseini sügavamasse otsa, nii et proovi hakkama saada, et ma tegelen teiste asjadega. Ja siis ma pidin hakkama saama ja ma keerasin ikka paar käru eile. Ma palusin, et meid juhendadaks natukene ja siis tegime märkmikus paberi peale pastakaga, vedasime nii-öelda kujutletavad jooned ja tehti meile asjad selgeks. Ja natukene oskaks rohkem järgmine kord, kui selline olukord, kus olema oskaksime toimetada. Eks me iga päev õppime midagi uut. Aga mis ongi see, sa pead lihtsalt õppima ja sa pead õppima kiirelt, sest et armu ei anta. Mulle öeldi, et me peame saama alla nädala selle masina täielikult selgeks niimoodi, et me suudame kõik probleemid ise lahendada, mis meil põllu peal sellega töötades tekivad. Kui näiteks mingid terad asjad lähevad, peame need suutma ära vahetada, kui mingid ummistused tekivad, need peame suutma ära lahendada. Seda käsitööd on juba tehtud. Seda käsitööd on tehtud. Mina sain eile teha ka 2 korda. 2 korda ma umbeda lasin ja sain normaalselt käsitsi loopida seda laiali. Vaatasin, et lasen Priinul ka siis natukene roolida. Ja mul on veel liiga igavaks. Nagu ta tunne on? Täitsa hakkab asi käppa saama. Hakkab jah. Ja päris mugavalt nagu ei tunneks siin roolis. No see saab meie teiseks koduks nii. Või noh, see saab minu teiseks koduks appikene, keel nii sõlmes. Aga Priit saab natukene vanema masina, aga selle eest tugevama. Ja seal on rohkem hobujõude. Hobeseid rohkem jõuab liigelda. Alla ja minek! Jaa, päris korralik. Öeldi ära, et kui hakkama ei saa, siis on minek ka. Aga peab hakkama saama. Praegu tegelikult ei olnud hullu midagi. Ja Tanel sai päris hästi hakkama. Otsa peal see ringi pööramise on see need ringikas veel. Ja muidugi need nipid, kui 3 nurka peab minema. Aga neid seletati ka juba paberi peal ära, nii et nüüd tuleb lihtsalt rakendada neid. Känguru on seal känguru lihtsalt kükitab seal.
jah. kuidas on tunne? Juba enesekindlam, jah? Oo jaa. Seda on head. Lihtsalt sööb sisse. Hea isu. Täna öösel ta saabus. Ja nüüd tuleb ta kokku panna kiiremas korras.